Ma räägin sulle päeviku kirjutamisest. Mina kasutan sellist ise tellitud, ise sisustatud ja kujundatud päevikut, mille ma ise siis välja andsin nimega Elu Upgrade 3 kuud unistustele lähemale. Ja see on mõnus selline tekstiilkaantega ja suurelt jaolt on need lehed lihtsalt valged. No kui sa oled kirjutanud sisse, siis ei ole valged. Ja vahepeal on sellised nagu, ma nimetan neid pop-up küsimusteks. Näiteks, et siin on minu tänane küsimus või eilne. Mis annab mulle vaheldusrikkuse tunde? Aitab mind rutiinist välja. Ja kui palju vajan seda juurde või vähemaks? Sest eks me kõik ole praegu mugavustsoonist väljas ja igasuguste uute riiklike piirangutega on seda vaheldusrikkust nii-öelda küllalt palju ja rutiini küllalt vähe. Ja sellepärast ma küsingi siin, kui palju sa vajad seda juurde, vaheldusrikkust juurde või vähemaks. Ja ma kasutan päevikut praegu tõenäoliselt kõige rohkem selle jaoks, et eesmärgistada oma aastat, 3 kuud, 1 kuud, 1 nädalat, 1 päeva ja ma igasse nendesse perioodi olen valinud endale enam-vähem 3 kõige olulisemat asja. Aastaks on mul 4 olulisemat asja, need ma kirjutasin siia niimoodi kohe järjehoidjaga, et ma saaksin kogu aeg nende juurde tagasi tulla ja kontrollida, kas mu kuu eesmärgid on nendega kooskõlas, kas nad viivad sinna, mis on mulle aasta lõpuks oluline või põhimõtteliselt ka pikemas perspektiivis oluline. Ja kui ma teen oma päevaplaane, siis samamoodi saan ma vaadata selle järgi fookust, sellepärast, et nii palju on igasuguseid ahvatlevaid asju. Siis päevaplaane ma teen Loore Martmaa meetodi järgi, sellise väikese tabelina, kus mul on samamoodi kirjas 1-3 kõige olulisemat asja selleks päevaks. Ja siis ka terve rida neid asju, mis on nagu nice to have. Asjad, mida oleks nii tore, kui ma jõuan. Ma näitan, kui pikk nimekiri mul selleks. Täna on vist. Eilseks oli mul nii valge. Nii pikk oli see nimekiri nendest asjadest, mis oleks tore, kui ma jõuaksin. Üks nendest oli jalutuskäik. See sai tehtud. Üks oli tuludeklaratsioon. See sai tehtud. Ja siis sõbrannale ühe eeterlikõlide segu retsepti saatmine sai tehtud. Üks massaaž sai tehtud. Shindo eratunnis sai käidud. No, ma kirjutan praegu raamatut ka. Sellest samast, kuidas teadlikult oma aega, eluaega kasutada ja vastu saada siis elu rõõmu. Selle raamatu kirjutamine 2 lehekülge jäi mul eile kirjutamata ja tegemata jäi veel terve rida asju. Aga sellised võivad need päevad olla, kui laps on distantsõppel ja arvuti on kogu aeg tema käes. Ja siis ma veel siin mõtlen näiteks sellist asja nagu raju elustiil, ehk siis minu elustiil. Mõtlen, millistest asjadest need koosnevad. Olen siia kirjutanud. Ehk siis mõtlen selliseid tuleviku ja loovaid asju välja. Tuleviku asju selles mõttes, et millest sa veel tõenäoliselt kuuled. Ja siis on siin pealkiri tuleviku mina. Ehk siis ma kirjutan missugune inimene ma tahaksin olla ja millist elu ma tahaksin elada. Ja kirjutan seda oleviku vormis, nii nagu see oleks juba käes. Ja see on siis see, mis mõjutab ka, mida ma oma päevadel teen või kuidas ma oma aega kasutan. Ja on tihedamaid päevi, kus siia tabelisse saabki nagu 2-3, 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3 nagu palju asju, 12 asja. Ja ma panen ka juurde, kaua need kestavad ja panen õhtul juurde linnukese või miinuse olenevalt, kas ma sain tehtud või ei saanud.
siin ma olen midagi vist mingi unes voodis kirjutanud, siin on read natukene sinka-vonka ja aeg-ajalt teen ka kokkuvõtteid siin näiteks, et mis mu veebruari nagu kõige ägedamad asjad olid, mis elus juhtusid. Et olen ka siin neid lugenud 1, 2, 3, 4 kõige ägedamat asja. Kas mis juhtusid või mis ma ise selles mõttes saavutasin veebruaris. Ja lisaks aitavad need mul ka emotsionaalselt reguleerida see, mis ma kirjutan, ennast emotsionaalselt reguleerida. Sest näiteks 2 päeva tagasi ma olin natukene selline kurvameelne ja tundsin, et peaaegu selline nagu kergesti ärritum, mis ma muidu kunagi ei ole ja ma tundsin, et mul läks heaks, kui ma sain päevikut kirjutada ja kui ma sain 20 minutit jalutada. Sest see oli tegelikult esimene distantsõppepäev ja tõenäoliselt see meenutas mulle natuke esimest koroona poolaastat, kui mu laps ei käinud lasteaias ja me olime kogu aeg kahekesi ninapidi koos ja ma tundsin, et see minu jaoks liiga intensiivne ja ma vajan vahepeal oma aega. Ja tõenäoliselt mul tuli see nagu alateadvusse tagasi ja see mälestus, et ma ei saanud oma aega, ma ei saanud piisavalt magada, ma ei saanud piisavalt jalutada, ma ei saanud piisavalt tööd teha ja ma ei saanud piisavalt loovat aega ega ka üldse nagu vaikset aega. Ja siis see mõjutas mind, minu rahulolu. Ja sellepärast mul oli korra nagu, ega see nagu jälle juhtumas ei ole. Aga ma ei tea, kas on või ei ole. Igal juhul ma reguleerisin ennast siia kirjutades ära ja jalutades ja sai korda. Selles mõttes ma olin täiesti tasakaalus jälle. Ja ma arvasin küll, et see võib olla selline 3 kuu kogus lehekülgi, aga mul endal tõenäoliselt läheb 2. Praegu on märtsi keskpaik ja mul on nagu see osa on veel jäänud ja see on mul tegelikult siis teine märkmik juba 3 kuu jooksul. Ehk siis aeg-ajalt vastan nendele pop-up küsimustele. Näiteks siin on ka, et mis annab mulle tunde, et olen märgatud, vajalik, tunnustatud, armastatud. Ja nii edasi natuke täpsustust siia ka, et ma vastan nendele ka ja minu meelest huvitav ongi see, kui nendele küsimustele vastused hakkavad varieeruma, olenevalt, kus sa parasjagu oma eluga ja omadega oled. Ja kui sa vaatad neid päevikuid tagasi mingi perioodi peale, kas või aasta peale tagasi, siis sa näed, kuidas sa siis vastasid toona ja kuidas sa praegu vastad nendele küsimustele ja siis kogu aeg timmid oma elu nagu paremaks, ehk siis elu upgrade, nagu see hõbedane nimi siin on. Ja soovin sulle ka rahulolu oma elust, teadlikkust oma tunnetest, oma vajadustest ja nende rahuldamist nii hästi halvasti, kui sa praegu saad ja loodan, et sa saad aina paremini. Mina olen Merit Raju, olen kirjanik, elustiili disainer, ettevõtja, ema ja kui sa tahad teada, milliseid harjutusi ma teen voodis hommikul enne tõusmist, ehk siis ärkamise ja tõusmise vahepeal, siis sa saad need siit alt endale tellida tasuta. Ja see on minu kass, kes aitab mul ka tunda ennast mõnusalt. Sest ta teeb sellist mõnusat nurru. Ja kõike head.